Eestlane peab end metsarahvaks, mis sest, et suured metsaveomasinad ummistavad maanteid ja kohati tundub, et metsadest on järel vaid lagendikud. Miks me ikkagi niimoodi teeme, seda selgitab kohe Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur. Esimesed inimesed jõudsid siinsetele aladele küllalt kiiresti pärast mandrijää taandumist. Ligikaudu 4000 aastat tagasi jõudsid siia ka põlluharijad, kes tõrjusid siin varem elanud kütid ja korilased välja. Inimesed vahetusid, aga kultuur jäi. Meie keelde ja kultuuri on ilmselt salvestunud see teadmine ja kogemus, kuidas siinsetes keskkonnatingimustes ellu jääda. 4000 aastat tagasi olid inimestel pronksist tööriistad, tänapäeva inimeste tööriistad on tunduvalt suuremate mõjudega. Me näeme, kuidas majanduslike põhjendustega õigustatakse lageraieid, kuigi sellega kaasnevad suuremad kasvuhoonegaaside emissioonid, elurikkuse hävimine ning muldade erosioon. Kuid sealjuures hävitatakse ka meile oluliseid maastikke ja koosluseid. Metsade selline majandamine ei saa olla jätkusuutlik ja enamus Eesti elanikke on ka sellele vastu. Vastu on ka Eesti metsaomanikud, nagu näitavad Tallinna Ülikooli ja Turu-uuringute aktsiaseltsi poolt 2019. aastal läbi viidud uuringu tulemused. Enamus Eesti metsaomanikest väärtustavad metsast nende looduskaitselisi, keskkonnakaitselisi ja inimese tervise hoidmisega seotud väärtuseid. Samuti tähtsustatakse metsade puhke- ja teadusväärtuseid. Puude varumine, nagu ka korilus ja küttimine, on alles viimases tähtsuse järjekorras. Sellise suhtumise poolest sarnanevad metsaomanike uuringu tulemused Eesti elanikkonna keskkonnateadlikkuse uuringu tulemustega, mistõttu me võime tõesti öelda, et meie, eestimaalased, oleme oma südames tõeliselt metsarahvas. Hoidkem Eesti metsi, meie oleme nende osa.